Tere! Lõhnajutud jätkuvad. Kuna on suvi, siis loomulikult räägin ma edasi lillelõhnadest. Et see on lillelõhn linnalõhnadest nii-öelda inspireeritud. Aga enne kui ma lähen konkreetselt selle lõhna komponentide juurde ja mis tundeid ta tekitab, siis enne ma räägiksin ära natukene sellest uuenenud tehnoloogiast, mida siis kasutatakse lõhnade loomisel. Et see uus tehnoloogia on siis selline, et õiele või taimele pannakse peale siis selline kuppel, mis salvestab selle konkreetse õie või taime lõhnamolekulid ja siis koostab nagu sellise retsepti ja siis parfümeer ja need laborandid, kes hakkavad selle lõhnaga toimetama, siis ehitavad siis sellest saadud informatsioonist kokku just konkreetselt selle taime või lillelõhna. Ja me saame siis tunda seda lõhna selliselt, nagu ta looduses siis lõhnab ja on. Et varemalt siis erinevad lõhnamajad kombineerisid ja ehitasid need lõhnad kokku iseseisvalt ilma selle tehnoloogiata, aga nagu me teame, me kõik tunneme lõhnu erinevalt. Ja siis oligi nii, et seesama sirel lõhnas ühes lõhnamajas niimoodi ja teises natukene teistmoodi. Aga vot selle tehnoloogiaga, mis siis salvestab lõhnamolekulid, saab siis ehitada lõhna nii, et sa saad just selle looduses lõhnava naturaalse taime lõhna kätte. Et selline tore ja huvitav lugu, kuidas siis ka lõhnamaailmas arenevad tehnoloogiad. Aga tulles nüüd see juurde, siis siin on tõesti, kohe lasen endale ka, pihustan peale, et seda meeleolu siis teile edastada siit läbi ekraani. Lasen tal natukene. Jah, ma lugesin loomulikult ennem neid komponente hästi huviga ja mõtlesin, et mida ma siis niimoodi leian tegelikult siit. Et tõesti, see lõhn nagu kirjelduses on, et kui sa lähed suveõhtul või suvepäeval, see päike on paistnud ja soojendanud üles männimetsa, sa kõnnid seal all, siis sa tunned sellist suvesooja lõhna, männivaiku, männiokkaid, ka siis koort. Et kõik see metsaalune on hakanud lõhnama selle suvesoojaga, päike on ta seal üles kütnud. Ja tõesti, praegu tunnen just nimelt seda koore, männikoore või sellist puidust alatooni. Ja natuke on siin siis vürtsikaks pandud apelsini. Et seda ma hetkel ei taju, et kõike nuansse nagu niimoodi välja ei joonistu, aga ta annab selle nii-öelda sellise erksuse või värskuse vürtsi juurde, see apelsiin. Ja veel, mis on selles, see lõhnas on siis keskosas on siis nööppõitega lilled. Et nööbi moodi õied, pisikesed kollased nööpõied on siis meil eesti keeles nimetatakse seda soolikarohuks. Et kui siin niimoodi peenelt parfüümvett esitada, siis nimetada, et siin on inspiratsiooni saadud soolikarohust, et siis see ei kõla väga hästi. Aga ta on jah, see meie Põhjamaadel ja Eestis ka kasvab heinamaade peal on selline tõesti nagu nööppõied, nagu kummelil on sellised ilma sellise, see lõhnab kummel, mis on selline nagu ilma kroonlehtedeta.
et selle peal on, tahtis üks kõne vahele tulla, et ma räägin nüüd edasi seda juttu, et siis need nööppõied, nööphuitega lilled on siin saanud inspiratsiooniks ja ta on tõesti metsa all, siis annab sellise oma lõhna nüansi juurde. Ja ka kasepuitu on siis sellist hõõguvat kasepuitu on siin kasutatud, et anda just seda sellist metsatunnet. Ja hästi eksklusiivseks peetakse seda lõhna, et ta annab see siis parfüümimajades ja parfümeeride poolt, kes loovad erinevatele parfüümimajadele lõhnu, et loovad ka siis sellistele ekstravagantsetele lõhnamajadele lõhnu, et selle lõhna parfümeer samamoodi siis erinevatele lõhnamajadele teeb ja loob oma lõhnu. Ja siin on öeldud ka, et ta sobib nagu 25 kuni 45 aastastele inimestele, et aga ma sellesse nagu kinni ei jääks, et ikkagi lõhnad tasub ise omal nahal ära proovida, sest sinu nahk reageerib just sinule omaselt ja kui sa soovid näiteks tunda seda lõhna enne päriselt, mismoodi ta kõlab, siis tasub seda piserdada õhku ja siis õhus niimoodi laiali lehvitada. Et siis sa tunned seda originaallõhna, et kui sa lased ja piserdad omale käe peale, siis ta juba reageerib sinu nahaga ja juba ta on teine. Nagu me teame, me ise meie naha peal lõhnavad lõhnad, et samad lõhnad üsnagi erinevalt. Aga siis see on väga kindel valik. Kui sa tahad tunda sellist mõnusat huvast suvesooja, sükast puhkust ja relaksi ja siis natukene vürtsikat apelsini sinna juurde, siis see on see lõhn hästi paljudele lemmik. Ja tema nii-öelda kaksikõde siis on see sinine sii, mis on siis mereline, mereliste komponentidega, meresoola ja mereandide või taimede sellise koosluse nüanssidega. Ja seal on ka siis merevaiku, mürri ja mõrkjat puuvaiku, merevaik ei lõhna üldse. Et kui me räägime mingist ambriast ja see on siis ka täiesti kunstiliselt loodud lõhn, et merevaik ei lõhna. Et küll lõhnab siis puuvaik, et see sinine, see on, nimetatakse teda natukene maskuliinsemaks. Et kui siis need inimesed, kes ei armasta neid magusaid lõhnad, oi ei, see on nii magus, ei seda ma ei taha. Et kas midagi nagu värskemat ei ole, et võt siis sinine, see on just nimelt, ta on nagu natukene iseloomuga selline, kuidas ma ütlen, maskuliinsem, aga ta ei ole üldsegi siis just nimelt siuke magus, aga ta annab hästi värske tunde, meri ja ta on siis selle palava ilma lõhn. Et merevees me käime kosutust saamas, kui meil on hirmus palav ja vesi jahutab maha. Et see sinine, see lõhn on samuti, siis annab sellist palavale ilmale sellist värskust ja kosutust. Et need on need seelõhna jutud, mis on siis inspireeritud just nimelt sellisest soojast suve õhtust päikese üles köetud metsaalusest, kus on siis taimed, on siis nööppõitega lill
ja kasepuidu hõõgumist on siin ära kasutatud ja loomulikult siis see Männimetsa okka. Ma olen alati nimetatud, et okkalõhn mulle ei meeldi. Aga siin ma tunnen, nüüd on ta juba natukene muutunud, tulevad teised nüansid juurde, siis see männi vaigu või see koore lõhn on tegelikult väga sükene sügav ja mõnus, turvaline. Ja sinine siis annab sulle jahutust kuumal suvepäeval. Et kui sa soovid proovima tulla, siis kirjuta mulle. Kui sa tahad neid lõhnu enda peal tunda, tekkis huvi. Et no ma saan aru, kataloogis on täna veel, homme veel, nad hästi soodsad, lõhnad on soodsad. Aga siis konkreetselt, kui tekkis mingi huvi selle lõhna vastu, siis kirjuta mulle. Lepime kokku. Ja loomulikult on testrid saadaval ka, sa saad tellida testri, aga niimoodi pudelist peale pihustada on hoopis midagi muud. Ja muidugi ära siis mine päikese kätte, kui sa niimoodi endale käe peale või siis kuskile keha peale, et päikese kätte me ikkagi ei lähe lõhnastatult, et siis on see nii-öelda lõhnapilv vaja tekitada endale või siis kasutada sellistes kohtades, kuhu päike ei ole, põlveõndlad, et randa me ei lähe, siis pihustad peale. Kui me ütleme, et alkohol, mis endas komponentides on, et alkohol ja meri ja päike ei sobi kokku. Aga järgmiste juttudeni. Tšau!